Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks on Riigikogu kõigi sõjajärgsete koosseisude liige Mart Nutt. Tere, Mart! Tere! Kuidas sulle kõlavad need jutud, kus räägitakse, et need, kes liiga kaua Riigikogus istuvad, et need on päris elust juurdunud või võrdunud, riigi reformijad tegid isegi ettepaneku, et piirata seda päris seadusega 2 koosseisuga seda istumist? Ma arvan, et eks see ole individuaalne, aga ega Riigikogu töö ei takista muid asju tegemast. Nii et mina arvan seda, et need kogemused, mida inimene on omandanud Riigikogu töös, on tegelikult väga olulised selleks, et teha kvaliteetseid otsuseid ja kui ma küsin nüüd natukene võib-olla humoorikalt vahele, et aga kas advokaat parandab oma kvalifikatsiooni või kaotab selle, et kui ta on rohkem kui näiteks ütleme 8 aastat advokaadile tööle, et paneme piiri peale ja ütleme, et mingu tootvale tööle, siis võib-olla võtame su pärast tagasi. Nii et midagi ei ole öelda, et tegelikult kogemused on kõikides ametites ikkagi väga olulised ja neid inimesi, kes võivad võõrduda, loomulikult me võime ka sellega arvestada, aga me ei saa seda öelda, et inimene, kes tuleb nüüd täiesti teiselt erialalt ilma igasuguste varasema ettevalmistuseta, et tema oleks pädevam, no see kindlasti ka nii ei ole. Ühes sellises heas parlamendis peaks olema tõenäoliselt niisugune nagu mõistlik balanss, et on professionaalsed poliitikud ja inimesed, kes esindavad hoopis mingeid muid elukutseid. No eks kokkuvõttes inimene, kes parlamenti on valitud, teda võib mõnes mõttes nimetada, et ta on asunud professionaliseerumise teele, aga kui me vaatame pikemaajalisi demokraatia, siis me näeme seda, et seal on inimesi tegelikult väga erinevatest, isegi võib öelda ajastustest. Et selliseks ma arvan, et ongi päris heaks lahenduseks see, kui seal on olemas saadikud, kes kannavad kogemust, kellel on seal läbi mitme parlamendi koosseisu erinevad töökogemused saavutatud ja mida ma olen ka näiteks tähele pannud, et tihtipeale nooremad saadikud ja ka nooremad ametnikud tulevad minult küsima, et kuidas see asi oli. Näiteks siin 2 koosseisu, 3 koosseisu tagasi, et siis on väga kasulik tegelikult kogemusi jagada, kusjuures loomulikult on värsket verd ka vaja. Nii et kui me jagaksime selle Riigikogu niimoodi 3-ks, et kolmandik võiksid olla siis pikemaajalise kogemusega, nimetame seda siis võib-olla siis lausa 3+, nimetame siis, et siis võib-olla kolmandik võiks olla täiesti uued, kes tulevad neid kogemusi omandava ja siis teised seal vahepeal, aga seda, et sellist kaadrivoolavust, et kus inimene on 1 kuni 2 koosseisu ja siis läheb parlamendi töölt ära, see on, kui see nüüd kogu Riigikogu puudutaks, siis see oleks tegelikult, ma arvan, et nii seadusloomele kui ka parlamentaarsele kontrollile küllaltki kahjulik protsess. Aga mida ta täpselt halba teeks? Kujutame ette, et selline kord on, et võibki kuni 2 koosseisu olla. Kujutame ette lihtsalt sellist olukorda, et umbes esimene koosseis, laias laastus võib öelda, jälle individuaalne, aga umbes esimene koosseis inimene viib ennast üldse kurssi parlamendi tööga. Ma olen näinud eriti just komisjoni töödes, seal saalis nuppu oskab igaüks vajutada. Aga komisjoni töödes ja fraktsioonis, kus sul peab olema nagu mingisugune taust olemas, kuidas nagu see nii-öelda otsuste tegemise mehhanism on toimunud, et inimesed tihtipeale, kes on olnud esimest koosseisu parlamendis, küsivad veel 3. aastal, et kuidas teil komisjonis on need protseduurid toimunud, millele tähelepanu pöörata, kellega suhelda, kuidas toimub nagu eeskätt siis täidesaatva võimu, parlamendi ja täidesaatva võimu suhe. Et teises koosseisus hakkab see asi paranema. Kindlasti hakkab paranema, aga ma julgeks öelda seda, et kui me tahame nimetada siis saadikut professionaaliks, siis alustame võib-olla tõesti peale teist koosseisu, nii et loomulikult, eks parlament teeb oma töö ja oma otsused ära ka siis, kui inimesed on seal 1 või 2 koosseisu. Aga kui tegelikult ei orienteeruta selles, kuidas täidesaatev ja seadusandlik võim omavahel suhestuvad, siis see annab tegelikult seadusandlikule võimule tunduvalt suurema võimupiiri ja vähendab parlamentaarset kontrolli. Nii et kõikide nende poolt, kes teevad siis ettepaneku parlamendi seda poolset ametiajaga lühendada, tegelikult teevad sellega otsuse, et parlamentaarne kontroll väheneb. Nii nagu võime öelda, et advokaat, kellel on vähe tööalaseid kogemusi, ei suuda ilmselt ka kohtus oma kaitsealuseid piisavalt kaitsta. Nojah, sa ilmselt täiesti meelega vihjad advokaatidele, kuna seal tõesti riigireformijate hulgas on mitu advokaati ja kogu seda ettevõtmist veab ju tunnustatud vandeadvokaat Jüri Raidla, et sa oled lugenud nüüd neid teisi riigireformi ettepanekuid ka, et oskad sa sealt nimetada
mõne ettepaneku, mis on väga sisuline ja hea, mis viiks Eesti asja edasi? Nii palju veel on saate aega. Kahtlemata neid on päris palju, nii nagu võiks välja tuua ka neid, mille puhul ma ütleksin, et on vaieldavad. Aga ma alustaksin ühest natukene suuremast teemast, mis ma julgen öelda, et jälle parlamentaarne kogemus annab siin orienteerumisele nagu väga paljuski juurde. Tegelikult ühiskond on pidevas muutumises. Mida see tähendab? See tähendab, et ühiskond vajab ka pidevat reformimist, mis jälle teisalt tähendab seda, et selle reformimisega ei tohi liiale minna, sest kui kogu aeg mingi laperdamine käib, siis tegelikult normaalset rahulikku elu nagu toimuda ei saa ja seda me nägime 90ndate aastate alguses, kui oligi vaja ühiskonda väga põhjalikult lausa juurteni ümber korraldada. Täna me selles olukorras ei ole ja kui ma võiksin siin nagu Riigireformi Sihtasutuse mõnda inimest tsiteerida, siis nad ütlevadki seda, et ega Eesti riigil ei olegi praegu mitte midagi viga, aga me peame vaatama tulevikku. Ja tegelikult siit me natuke kinni haarakski, et peamegi vaatama tulevikku, aga see tähendab seda, et see on pidev protsess. Et niisugust olukorda ja vajadust, et me võtame mingisuguse hästi suure suutäie ja hakkame nüüd seda, püüame siis mingisuguse kompleksselt ideaalse pildi kokku panna, ma arvan, et seda ei ole võimalik saavutada, et siin on väga paljud asjad, mis toovad kasu, mis teevad asja paremaks ja mitmed asjad, millega võib tekkida ka eksitusi ja mis võivad hakata valusalt tagasilööke andma. Mulle tundub, et kõige nõrgem külg selle riigireformi protsessi käigus on see, et püütakse nagu minna ulatuslikule põhiseaduse muutmisele. Isegi mitte konkreetsetes väikestes asjades, vaid ulatuslikule põhiseaduse muutmisele. Ja kui me teame väga hästi, kui keeruline on tegelikult põhiseaduse muutmise protsess, kui erinevad arvamused tegelikult kujunevad nii saadikutel, aga ka võib-olla erinevatel ekspertidel selles küsimuses, mida muuta ja mida mitte muuta, siis sellise paketi läbiviimine põhiseaduste muudatuse paketi läbiviimine, ma arvan, see on peaaegu lootusetu. Ja mis on selle asja kurb pool on see, et siis ei tehta midagi muud ka ära. Kui kõik tehakse sõltuvusse või seatakse sõltuvusse põhiseaduse muutmises, siis see tähendab seda, et kõik need jooksvad asjad, mis vajaksid muutmist, mida saaks teha, need jäävad ootama nagu põhiseaduse muudatust ja nii nagu on seda riigireformi eestvedajad ka ise öelnud, et see on pikaajaline protsess. Jah, kui me tahame seda kompleksselt vaadata, siis see on nii pikaajaline protsess, et mitmed asjad võivad olla vananenud selleks ajaks, kui need on võimalik hakata muutma või ellu viima, aga mõned asjad võiks teha nagu kiiremini ära ja kui me toome siit välja nagu üks asi, üks on tõesti see, et meil on näiteks suhtarvus liiga palju ametnikke. Selles ei ole nagu kahtlust. Meil on, ma arvan, et liiga tsentraliseeritud otsustusmehhanism. Tähendab, selle asjaga võiks tegeleda, neid ei vaja põhiseaduse muudatust. Et põhiseaduse muudatus hõlmab... Liiga tsentraliseeritud just. Meil on liiga tsentraliseeritud. Ma siin võib-olla kui... Siin on, ütleme, väike vastuolu. Ma natuke vaidlekski. Et võib-olla see on natukene probleem selles, et tsentraliseeritust ja efektiivsust vaadatakse nagu ühes, pannakse nagu võrdusmärk vahele ja me näeme seda, et see tingimata niimoodi ei ole, et ma ütleks, et Eesti täidesaatva, see ei puuduta nüüd parlamenti, Eesti täidesaatva võimumehhanismis kõige nõrgem või kõige suurem probleem, millest need silotornid tekivad, on tegelikult liiga vähene sidustus. Liiga vähene ametkondade vahele koordineerimine. Ja kui nüüd me kujutame ette, et me teeme püramiidi, kus me tsentraliseerime selle võimu võib-olla kitsa ringkonna kätte, et kas me seda sidustust kuidagi siis teistel tasanditel suurendame, siis mina julgen öelda, et mitte tingimata. Me võime tekitada need silotornid lihtsalt ütleme ühe ametkonna sisse ja kui me vaatame siin mõnikümmend aastat tagasi eksisteerinud ühiskonda, mis oli ülimalt tsentraliseeritud täidesaatva võimuga, kus üle oli parteikomitee ja siin need harud laiali läksid, siis see oli täiesti tavaline, et üks ametkond ei teadnud, mida teine ametkond tingimata teeb. Et ma arvan, et selles mõttes see ambitsioon minna nagu seda riigireformi looma põhiseaduse muutmise kaudu ei ole nagu see kõige targem tee. Et ma arvan, et need konkreetsete küsimuste lahendamise kaudu jõuda sinna, et nende järgi kaardistada, mida on vaja põhiseaduses muuta. Et see oleks, ma arvan, et olnud nagu õigem lähenemine. Ja konservatiivse poliitikuna võib-olla sa ei tõttagi põhiseadust muutma. Selles mõttes ma olen põhiseaduslik konservatiiv. Et mida see siis tähendab? See tähendab seda, et ei ole mõtet lammutada mehhanismi, mis töötab ja ei ole mõtet muuta muutmise pärast.
Selles mõttes jah, et kui põhiseaduses ilmnevad need asjad, mida on vaja tingimata muuta ja need on tegelikult ju selle 25-6 aasta jooksul ju ilmnenud ka. No üks asi, mis on meil lihtsalt, ütleme, meie poliitilise valiku küsimus on Euroopa Liit. Euroopa Liiduga ühinemine täiesti selge. Teine väga praktiline muudatus, mis minu arvates põhiseaduses tehti, on see, et kohalike omavalitsuste ametiaega pikendati 3 aastat 4. Et nii-öelda iga 3 aasta tagant valimised lihtsalt tegelikult ei andnud nagu sellist nii-öelda rahulikku töörütmi. Ja mina arvan, milles ma tean, et paljud inimesed, eeskätt militaarse taustaga inimesed võivad mulle vastu vaielda, on riigikaitsekorraldus. Riigikaitsekorraldus oli kirjutatud 38. aasta põhiseadusest maha ja kirjeldatud eeldusele, et presidendile kuulub täidesaatav võim. Ja sellest täiesti loogiliselt tuleneski, et kogu riigikaitse struktuur, sealhulgas kaitsevägi, alluvad täidesaatva võimu juhile ehk presidendile. Nüüd see presidendi roll kaitseväe kõrgema juhina kirjutati sisse 92. aasta põhiseadusse, aga presidendilt täidesaatva võimu roll võeti ära. Ja siin tekkis tühimik, et küsimus, aga no rahuajal pole midagi häda. Aga näiteks ütleme, kui on mingisugune sõjaseisukord ja sõjaolukord, et kellele siis kaitsevägi õieti allub, et seal tuli tühimik. Ja see põhiseaduse muudatus oli vajalik selleks, et tegelikult oleks täidesaatva võimu lüli. Selles mõttes, täna ta on minust tegelikult paigas, ta on nagu valitsuse alluvuses ja üks militaarametkond peabki tsiviilkontrollile alluma. Ja lõpuks, me pikalt ajalukku võib-olla ei kaevu, aga 1940. aastal ka see võis mängida olulist rolli, et presidendi käes oli täidesaatv võim ja oli vaja murda nii-öelda üks mees, mitte parlament. No jah, tegelikult see on nüüd tegelikult sellise nii-öelda poliitilise organisatsiooni ülesehitamise küsimus, kellele see täidesaatav võim kuulub. No Prantsusmaal kuulub ka, võime öelda, presidendile täidesaatav võim. Riik on ikkagi demokraatlik, ei saa nüüd öelda, et ei ole. Kuigi väga, ütleme, üplik, eks ole, et Sarkozy või Macron ikkagi väga erinevad. Ühe inimese tahtest sõltub päris palju. No USA puhul võime öelda sama, et väga palju sõltub presidendi isikust, on probleeme, aga on võib-olla ka tõhusad otsused. Ja mis on nende puhul ühendav lüli on see, et sellel täidesaatva võimu juhil ei ole võimu täiust. Presidendil ei ole võimu täiust ja teiselt poolt, kui me võime tuua ju ka parlamentaarse riigi, kus on nagu ütleme valitsusele ja eeskätt peaministrile antud väga suur võimu täius, võivad tekkida need samad probleemid. No mis ametis oli Mussolini? Mussolini oli tegelikult peaminister, jah, kandis nimed Tiit Duce, aga seal oli olemas kuningas, kes oli riigipea, kellel ei olnud suurt midagi võimu. No nagu meie president. Nagu meie presidendil, selles mõttes oli olemas ka tegelikult ju valitud kogu, kellel ei olnud samuti mingit võimu, et see võim oli kontsentreerunud sisuliselt ühe inimese kätte ja tekkisid samad probleemid, nagu natuke praegu ka Venemaal. Et Venemaa presidendil on koondunud liiga suur võim ja Eestiga 1940. aastal ma arvan, et oli see umbes samasugune olukord, et me ei saa kunagi seda teada. Kui Eestis oleks olnud teistsugune poliitiline korraldus, et kas Eesti oleks suutnud iseseisvaks jääda. Ei tea seda. No Soome näitevaral mõned väidavad, et oleks nimelt minna. Soome näitevaral, Soome oli natukene teistsuguses olukorras, Soomes oli demokraatia ja Soome tõesti säilitas iseseisvuse. Sai raske sõja, muidugi endale kaela ka säilitas. Teiselt vaatame Tšehhoslovakkia, mis oli ka demokraatlik riik ja ei säilitanud iseseisvust. Ta sai selle nuku iseseisvuse pärast teist maailmasõda tagasi satelliitriigina, aga Balti riigid kaotasid oma iseseisvuse. Nii et ega me seda ei saa öelda tingimata, et Eesti iseseisvus nagu jäi pätsi taha. Seda me öelda ei saa. Päris kindlasti me ei saa seda võita. Tänane Eesti on kindlasti parlamentaarne riik, aga Riigikogu maine on väga kehv. Kas sa nägid seal ka mingeid selliseid ettepanekuid või on sul endal mingeid selliseid ettepanekuid, et kuidas Riigikogu mainet arvestataval määral muuta? See on selles mõttes hea küsimus, et ega jõuga ju seda ei tee. Tähendab, kes kujundab Riigikogu mainet? Riigikogu mainet kujundavad Riigikogu liikmed, kujundavad poliitilised jõud, kes Riigikogus tegutsevad. Selle koha pealt mina julgeksin öelda, et pikemas perspektiivis populism hävitab väga tugevalt Riigikogu mainet, kuigi lühiajaliselt võib see jälle mõnele poliitilisele jõule kasu tuua ja samuti ka meedia. Need on, ma ütleksin, 3 tegurit. Meedia, kui meedia võtab endale nii-öelda rolli omaenda
sellist tähtsust tõsta selle kaudu, et ta nii-öelda teadlikult materdabki riigi rahva poolt seaduslikult valitud parlamendis, meedia nüüd seda riiki tugevamaks küll ei tee. Et ma ei taha nagu siin meediat käsitleda kui kollektiivi. Loomulikult meedias on erinevad väljaanded, erinevad inimesed, erinevad motiivid, aga see on nagu see tervik, mis tegelikult kujundab Riigikogu mainet. Nüüd seda, et me võtame mingisuguse seaduse muudatuse ette ja selle kaudu saame parandada Riigikogu mainet, seda ma küll ei usu. Ma ei kujuta üldse ette, kuidas see tööle saab hakata sellel lihtsalt põhjusel, et kui sa nüüd trilli suurendad, siis ja võib-olla vastupidi, tähendab sellest pigem antakse sellega signaal, et parlamendisaadik ei saa isegi nii palju otsustada, kui ta siis nii varem on saanud otsustada. Nii et ma seda nagu väga ei usu küll, et seda saab mingisuguse õigusliku regulatsiooniga teha, aga kui me vaatame nüüd üldse demokraatlikes riikides parlamentide meediat, siis me näeme parlamentide mainet, siis me näeme mida? Me näeme seda, et parlamentide maine on suhteliselt madal, lühikese demokraatia perioodiga riikides, sinna kuulume paraku ka meie, sinna kuulub Kesk-Euroopa ja jälle Kesk-Euroopa raamides on see maine suhteliselt hea. Kui me võrdleme isegi Bulgaaria või Rumeeniaga või seal Kesk-Euroopa riikidega, ei ole sellel mainel midagi häda. Jah, ta kipub olema seal 20-30% kandis, mis ei lohuta, mitte üks raas. Ja meie tahame ju Soome ja Rootsiga võrrelda. Aga tahame ja pikaajalise demokraatiaga riikides Soomes ja Rootsis on see tunduvalt kõrgem. Kusjuures jälle üks väga huvitav asi või üks huvitav tendents avalikus arvamuses torkab silma. Et torkab silma, et tihtipeale on jõustruktuuride maine kõrgem ja peaaegu eranditult kõrgem, kui on valitavatel kogudel. Ja miks see nii on? Tegelikult vastus on selles, et näiteks kui me võtame Kaitsevägi, politsei, Päästeamet, nemad teevad selliseid, nende teguseid on nagu käega otsutav tulemus. Sa näed, politsei sai päti kätte. No selge, töötavad hästi. Parlament võtab vastu mingi seaduse, mis annab võib-olla aastate pärast mingisuguse positiivse efekti ja siis enam keegi ei mäleta seda, millest see nüüd tuli. Selles mõttes see annab täidesaatvale võimule alati parema positsiooni. Ja veel, ma ühe riikide gruppi tooksin veel sisse, kus tegelikult parlamentide maine on suhteliselt madal olnud. Need on riigid, kus on kõrge korruptsioonitase. Ja siin unustatakse ära tihtipeale see, et see korruptsioon puudutab eeskätt just täidesaatvat võimu. Mitte niivõrd parlamenti. Parlamendis on sul väga raske korrumpeeruda, sellepärast, et see ei tasu ära. Sa ei saa üksinda mingisuguseid otsuseid teha. Aga näiteks Lõuna-Euroopa maades annab see tunda ja selles mõttes jah, võib-olla selline meie eeskuju võiks selles küsimuses olla tõesti Põhjamaad, aga see võtab aega, seda ei saa teha mingite voluntaristlike otsustega. Paljudel inimestel on selline arvamus ja see tegelikult ka sellest riigireformijate mõttearendusest jooksis läbi, et tegelikult parlament on ikkagi kummitempel, et seal sisulist tööd ei tehta piisavalt. Samas meil täna on koalitsioonivalitsus, kus 3 erakonna esimehest 2 on tegelikult parlamendis, sugugi mitte valitsuses. Nüüd ma natukene tahaksin siin meenutada Riigireformi sihtasutuse inimestele, et kui parlamendi kogemus puudub, või on see väga lühike, siis ettepanekud parlamendi töö parandamiseks jäävad natuke õõnsaks. See on, siin tuleb see kogemus väga tugevat mängu, et ei aita sellest, et sa vaatad kõrvalt ja siis sa tead kohe, kuidas see nii-öelda õige ja hästi ja see tegevus on. Ma tooksin tegelikult võib-olla ühe väga autoriteetse seisukoha ka inimeselt, kellel tegelikult parlamendi kogemus puudub, aga kellel on riigiteadlasena väga suur kogemus, on Rein Taagepera. Rein Taagepera ühes oma ettekandes Riigikogus tõi tegelikult ilusasti välja selle, et kui palju on võrreldes siis Eestil teiste Euroopa riikidega algatusi, mis tulevad parlamendist, algatusi, mis võetakse, parlamendi algatused, mis võetakse vastu ja kui palju neid tuleb siis valitsusest. Ja ütles, et kas teile need arvud meeldivad või meeldi, aga Eestil on need parlamendi algatuste osakaal suurem, kui on Põhjamaades. Et seda, et kui näiteks valitsus tuleb Soomes või Rootsis mingi eelnõuga parlamenti, siis eeldada seda, et need kukutatakse nüüd sellepärast läbi, et parlamendisaadik taab vastu rinda, et ma ei ole kummitempel. Seda ei juhtu. Selles mõttes, et ega valitsus ei saa parlamentaarses riigis oma tööd teha, kui tal ei ole parlamendi usaldust. Demokraatlik parlamentaarne valitsus põhineb usaldusel. Ja kui seda usaldust ehk siis nii-öelda piisavat hulka hääli valitsuse selja taga parlamendis ei ole, see valitsus läheb erru.
usaldus võib olla isegi vähemusvalitsusel. No ta võib olla ka vähemusvalitsus, aga see eeldab seda, et seda nii-öelda opositsioonil ei ole ka jõudu seda valitsust välja vahetada. Milleks on vaja siis koosseisu enamus. Jah, asi on teistmoodi presidentaalsetes riikides. Ameerika Ühendriikides kongressi roll on hoopis teine. President tegelikult otsustab peaaegu, et ainuisikuliselt väga suure hulga jooksvaid küsimusi ja selle tulemusena siis kahtlemata nagu nii-öelda senatil ja esindajate kojal nagu seda rolli, et tal oleks vajadust tingimata presidendi otsuseid toetada ju ei olegi. Jah, kui nad on samast parteis, siis nad tavaliselt toetavad. Ameerika 2-parteisüsteem on natuke teistmoodi. Aga kui me vaatame mõningaid eelarvealaseid otsustusi siin pikema aja vältel, me näeme seda, et ei saa president tingimata raha. Et see on ka kongressi kõige olulisem otsus on tegelikult ikkagi eelarve küsimused. Muidugi ka tähendab suur hulk seadusandlust ja kui president ei saa seda eelarvet näiteks mingisuguse enda lubaduse elluviimiseks, seda raha ei ole ja kõik. Muidugi, kas Riigikogus oleks asi kuidagi või saaks see asi toimuda kuidagi samamoodi. See toimuks sellisel juhul ja tegelikult see on mõnidel juhtudel ka toimunud, kui näiteks ütleme valitsus ei leia oma enda koalitsiooni poolt mõnele ettepanekule toetust. Ma ei mäleta nüüd viimastel kuudel otseselt sellist olukorda, pigem on need tööõnnetused olnud, kus neid hääli ei ole olnud. Aga seda mina mäletan oma varasemast kogemusest, eriti 7.–8. koosseisust küll, kus valitsuskoalitsioon saatis ise valitsuse poolt algatatud eelnõud tagasi. 93, 4, 5, ka vähivalitsuse algus. Eriti kummalises olukorras oli Siimanni valitsus. Sellepärast Siimanni valitsus oligi lõpus vähemusvalitsus. Ta sai väga suure häälte arvuga, 72 häälega küll nii-öelda ametisse. Aga pärast oli niimoodi, et seal selja taga tal neid hääli ei olnud ja ta pidi tegema väga valusaid kompromisse ning väga paljud asjad jäid ka tegemata. Ja. No ega nüüd natuke vahetame teemat ja ei vaheta ka, et see viimaste päevade väga kuum debatt ÜRO rändeleppe teemal on ju ka otsapidi küsimus valitsuse ja Riigikogu teemadest, sest just kui ta Riigikogu toodi, väliskomisjonil pandi lauale teema seal, kes vaatas aknast välja, kes luges oma nutitelefoni, igal juhul mingit sisulisi kommentaare ei olnud ja juba nüüd ühel hetkel avastati. Just, ja nüüd Välisministeerium ja välisminister Sven Mikser on juba solvunud, et oi, kuidas te nüüd nagu niimoodi, kuidas te nüüd suulahti? Ma ühe reservatsiooni siin juures teeks lihtsalt, et mõista seda, millega on tegemist. See on rändepakt. ÜRO rändepakt, ta ei ole leppe. Mis on pakti ja leppe vahe, et leppe on selline dokument, mida hääletatakse, võetakse siis hääletuse tulemusena vastu ja see läheb tavaliselt siis ka sõltuvalt riigist, aga Eesti puhul kindlasti parlamenti ratifitseerimisele. Ehk siis otsust ei tehta mitte enne kui siis, kui parlament selle ratifitseerib. Nüüd selle paktiga on niisugune lugu, et pakt ja täiesti õigesti, kui välisminister ütleb, et see ei ole nüüd oma tüübilt siduv dokument. Seda ta ei olegi. Et see pakt ei lähe ratifitseerimisele ja see, nii palju kui ma praegu olen seda protseduuri uurinud, see ei lähe isegi mitte allakirjutamisele. See on niimoodi, et toimub arutelu, siis ta läheb ilmselt ÜRO peaassambleele ja siis peaassambleel on võimalik, et see võetakse hääletusega vastu, on võimalik, et see võetakse teadmiseks, aga nii või teisiti tähendab parlamenti ta ei tule. Ja mis tema nii-öelda kaugem tagajärg on, ega me seda öelda ei oska. Sellepärast, et mina ei võta endale rahvusvahelise õiguse eksperdi rolli, seda ma lihtsalt ei ole. Ma võin küll rahvusvaheliste suhete ekspert olla, aga rahvusvahelise õiguse koha pealt tekkiski siin küsimus, mida professor Mälksoo välja tõi, et jaa, ta ei ole otseselt riikidele siduv, aga seal on mitmed nii-öelda arengufaasid sees, et kui me nagu põhimõtteliselt nõustume sellega, siis me nõustume selle protsessiga ja me võime selle pikema aja käigus, mitte homme, vaid me võime olla pikema aja käigus uues õigusruumis. Ja ta loob selle fooni, mis just, võib olla juba sidu otsapidi. Tähendab, ma ei taha tegelikult kuidagi välisministeeriumile ja valitsusele etteheited selle pärast teha, et nad ei tulnud sellega nii-öelda piisavalt varem parlamenti, kuigi ma arvan, et lihtsalt kommunikatsiooni mõttes oleks seda olnud tarkem teha, aga seda ei peetud vajalikuks just nimelt selle argumendiga, et kuna parlament seda ei ratifitseeri, siis parlament ei peagi seda küsimust nagu arutama. Ja me vaatame siin nii-öelda laiemas ringis ÜRO riikide käitumist, siis on riike, kes seda arutavad parlamendis, on riike, kes seda ei aruta parlamendis. Ja väliskomisjonis ühel ilusal hetkel tõstataski see küsimus, et aga
hakatakse nüüd dokumendiga lõppotsuseid tegema, aga meid ei ole isegi mitte informeeritud. Ma arvan, et see tekitas nagu selle pinge, et see, ma ei julge öelda, et see on kellegi pahatahtlikkus, ei ole. See oli lihtsalt, ütleme, võib-olla selline, võib-olla selle parlamentaarse protsessi alahindamine. Et võib-olla väga paljud probleemid oleksid selle teemal maas olnud, kui oleks seda sisuliselt tutvustatud nagu võib-olla varem. No aga tänane seis on muidugi selline, et koalitsiooni üks osapool, Isamaa on ühemõtteliselt oma fraktsioonis otsustanud ja sellest ka teada andnud, et nad ei kavatse seda toetada ja et Eesti ei peaks sellega liituma. Ehk tõenäoliselt jääbki siis meil liitumata. No, ma ootaks ära homse, kui seda saadet vaadatakse, siis on see minevik. Aga ma ootaks ära selle neljapäeva, kui valitsus tegelikult seda otsustab. Sellepärast, et mida ma samuti julgeks nagu öelda. Ega tegelikult probleeme ei ole selles paktis endas. Probleem on selle pakti mõnede mõistete ebamäärasuses, mis võivad käivitada nagu uue õigusruumi. Et minul ei oleks selle pakti suhtes nagu midagi vastu, kui mul oleks selles suhtes olemas kindlus, et see pakt ei too Eestile kaasa mingit sisulisi kohustusi rände küsimustes ja ma arvan, sama mõte on väga paljudes riikides. Mul ei oleks pakti kui nähtuse vastu midagi. Ma arvan, et Eesti on väga palju panustanud rahvusvahelise õigusse arengusse, peab edasi panustama ja sellega on, ma arvan, et kõik väga hästi. Nüüd, kuidas seda nüüd olukorda vältida, kui hääletust ei toimu, me oleme, natuke me tunneme, et me oleme nagu lõksus ja mitte Eesti poolt lõksu aetud, vaid võib-olla ÜRO poolt isegi lõksu aetud. Et kuidas sellest asjast nüüd nagu välja tulla? Ja mina ei taha valitsusele nagu selles mõttes soovitust anda. Sellepärast, et ega meie fraktsioon lähtus ju ka tegelikult sellest, et küsimus ei ole mitte selles, et me oleme me põhimõtteliselt ei peaks olema rändepakti, vaid seda, et meie riigile ei tohi tekkida sellega kohustusi. Tähendab seda, et meie suveräänsus rände teemadel hakkab vähenema. Kuidas see lahendatakse, on tegelikult minu hinnangul teistjärguline. Jah, otsus lähtus selles, et me ei soovita seda pakti kuidagi heaks kiita, aga meie nagu seda võimalust meil ei olegi. Et kas selle lahenduse parem tee oleks see, et sinna Marrakechi kohtumisele üldse ei lähe keegi kohale, on see siis president, peaminister, välisminister, see erinevas riikis eri praktika, et see ei pruugi olla tingimata president, see võib ka keegi teine olla. Või on ta parem, kui ta läheb kohale ja ütleb selgelt seal oma esinemises välja, et meie käsitlemas seda pakti kui nõuandvat, kui soovituslikku, mis ei piira meie suveräänsust, meie otsustusõigust. Ma absoluut ei oska öelda, kumb oleks tegelikult parem lahendus. Aga ma arvan, et siis neljapäeval valitsus, kes kannab vastutust nagu selle seisukoha eest, selle seisukohaga kujund. No selle punkti osas kindlasti valitsus lõhki ei lähe, et eks nad ikkagi, kui nad konsensust ei leia, siis jääb see tegemata. Aga seda teksti lugedes ma saan aru, miks inimesed on asja suhtes väga skeptilised, et sealt ikkagi kumab vastu esiteks Sahara alusel Aafrikal tekib see põhimõtteliselt ootus. Ja, see ootus on praegu. See on sinna kõik sisse kirjutatud kenasti, eks ole, et kuidas me tuleme teile appi kõigis võimalikes vormides. Teiseks, ta ikkagi deklaratiivsel moel ütleb, kuidas ränne on kõik on väärtuste ja uue arengu ja jätkusuutlikkuse allikaks, et Euroopas on ikkagi väga-väga palju, miljonid inimesed, kes sellega täna põhimõtteliselt ei ole selliste väidetega nõus. No me oleme tegelikult väga pikka aega näinud küllaltki teravat, konflikt on liiga palju öeldud, aga küllaltki teravat sellist erinevaid suhtumisi, kõigepealt rikaste põhjariikide ja vaeste lõunariikide suhtes ja ega siin mingit väga suurt leppimist, väga suurt koostööd väga näha ei ole, sest lõunas oodatakse Euroopast raha ja piiride avanemist. Euroopas oodatakse, et vaesemad riigid paneksid illegaalse immigratsiooni suhtes piirid kinni, et nad hoiaksid neid Vahemere lõunakaldal, et nad ei tuleks Euroopasse ega ei tekitaks probleeme. Ja tegelikult seda kompromissi otsimine on käinud siin pikka aega. Tihtipeale sellel on jõutud küll nii kaugele, et see konkreetselt mõningad asjad nagu jõukamad põhjariigid võib-olla siis kas maksavad kinni, annavad raha, tulevad arenguabid, tulevad kõik muud sellised asjad ja siis kas see
teine ootus nüüd, et sealt siis seda illegaalse immigratsiooni voogusid ka püütakse hoida või soovitakse hoida, eks siin on tekkinud jälle see asi, et selline väike nihelemine ja väike võib-olla väljapressimine nagu käib, nii et see probleem on täiesti olemas. Selles ei olegi küsimust ja seda, et mõnedel riikidel ilmselt on ootus, et kõikide ÜRO tasemel tehtud otsuste tulemuseks on siis nagu ühe riikide grupi huvide parem kaitse ja teised võib-olla tunnetavad seda, et nende huve sellega riivatakse. Ma arvan, et see on üks nii-öelda väga oluline teema, mis ilmselt ei leia siin ühe leppe raamides kindlasti lahendust. Ma arvan, see protsess kindlasti läheb edasi, aga see ei ole esimene ega ma olen ka päris kindel, ka mitte viimane kord. ja kindlasti ei muutu ka selles protsessis väga palju, et eurooplased tahavad oma kodu kaitsta. Seda ei saa neile ette heita. No ma arvan, et iga inimene ka meie maal mõtleb niimoodi. No kas nüüd iga, aga ma arvan, et suur enam. Suur osa. Saade on praktiliselt läbi, meil on aega võib-olla üheks küsimuseks veel ja ma selle viimase küsimusena küsiks Isamaa kohta. Sa oled näinud nagu erakonna puhul nii häid kui halbu aegu, nii tõusu kui mõõnu. Mis sa arvad, kuidas Isamaal järgmine aasta valimistel läheb? No see on selles mõttes trikiga küsimus, et olles ise erakonna pikaajaline liige ja ka kandideerija, siis ma saan ainult loota, et väga hästi. Aga see väga hästi ei tähenda nüüd seda, et me tuleksime mingisugute naiivsete mitte realiseeritavate prognoosidega välja, vaid seda, et me oleksime viisakalt pildil. Mina ei taha tulla nagu rohelised, et ütleme, nii palju tuleb kohti, sellepärast, et seda me ei tea praegu ette. See sõltub väga paljudest asjaoludest, mis ei ole ka tingimata ainult meis kinni, vaid mis on tihtipeale sõltub sellest, mis meie ümber toimub. Aga mis on, mida ma rõhutaksin siin juures, et mida ma pean konservatiivse poliitilise jõu kõige olulisemaks jooneks, on see, et ta peaks kinni väärtustest. Kui me kaotame väärtused või ei suuda neid kinni hoida, siis tekib mul küsima, miks meid siis vaja on. Sest neid, kes siin nii-öelda projektipõhist asja ajavad, kes väärtustest ei lahti, neid on niigi palju. Sellele maastikule ei ole ühte juurde vaja, aga neid jälle teisele poole, kus vahel tahetakse EKRE-t meiega võrrelda, ma rõhutaksin siin nagu ka veel ühte asja, et väärtused on mitmetahulised. Kui me räägime sellest, et rahvusriik on väärtus, kahtlemata, Eesti rahva püsimajäämine on väärtus, eesti keel on väärtus, siis väärtus on ka julgeolek, väärtused on ka inimõigused, väärtused on ka demokraatia. Ja kui me ühe osa neist väärtustest ära unustame, siis me tegelikult unustame ära kõik. Ja tundub, et Isamaa on sellest aru saanud, et oma väärtusi tuleb nii-öelda ka vajadusel taas avastada ja neist kõvasti kinni hoida. Aga sellega on meie tänane saade läbi. Aitäh tulemast. Aitäh kutsumast. Vaatate uuesti saadet Luik Grillib nädala pärast. Nägemist.